rääkida Lõuna-Eestis käimisest ja oma taipamistest, mis mul sellel reisil tulid. Sellepärast, et see reis oli väga palju seotud perekonstellatsioonidega, kui sügavamalt vaadata ja mõelda. Kõige esimese plaanina oli minna Setokuningriigi päevale. Hiljem tuli see mõte, et võiks teha intervjuud nende õpilastega, kes on varem meie konstellatsiooni ja teadliku arengu instituudi lõpetanud ja mis on nendest saanud vahepeal. Aga lõppkokkuvõttes kujunus see reis väga huvitavaks ja sügavamõtteliseks. Üsna pea sain teada, et kogu selle väljasõidu ühiseks teemaks on perekond ja juured. Peatusime Kalmeriga tema vana tuttava juures ja tema talus, mis on perekonnale kuulunud juba sajandeid. Nad on selle restaureerinud. Selle maja eest hoolitsetakse suure armastusega ja pühendumisega. Meid võttis vastu ka külluslik aed, kus oli palju õunu, vaarikaid ja muid marju. Kured lendasid kogu aeg üle maja ja jalutasid õues. Naabermajas olid ka igasugused loomad, mis tegid häält. Lapsel oli väga põnev seal. Selle reisi jooksul testisin ka oma uusi kaarte, mis on loodud konstellatsiooni meetodi põhjal. Iga kord oli hämmastav näha, kui täpselt nad peegeldavad inimese olukorra. Üks kord oli isegi nii, et kõigepealt vaatas inimene esimese kaardi ja siis lõpuks, kui me hakkasime juba muud juttu rääkima, siis ta avastas, et laual on veel üks kaart ja see oli veel täpsemalt läinud. Ta isegi pildistas selle kaardi kirjelduse, et saaks hiljem ka uuesti lugeda. Puudutas esimese lapse teemat. Ja tegelikult oli ka näha, et kuigi inimene ei ole enam kõige noorem, aga tema sees on see väike laps on täiesti nähtav. Nii kui ta naeratab, see on kohe nagu loetav. Sisemese lapse teema. Need hetked kinnitasid mulle, et siis kui luua midagi südamega ja austusega süsteemis seaduspärastuste vastu, siis leiab see tee ka inimesteni. Üks kõige liigutavamaid hetki oli siis, kui me korrastasime Kalmeri suguvõsa haudasi. Meie väike tütar oli kaasas ja see oli tal esimene kogemus surnu ajal. Ja ma tahtsin, et tal jääks austus nende inimeste vastu, kes seal puhkavad ja ma rääkisin talle sellest, et siin lamavad need inimesed, kes meie seas enam ei ole. Ja ühe haua juures me leidsime surnud hiire. Ja tütar oli väga õnnetu, et kärbsed tulevad selle hiire peale. Siis me põhimõtteliselt tegime hiirele väikse matuse, panime lehti talle peale ja tütar pani ka oma korjatud lilled talle peale, et ta saaks aru, mis siin kalmistud tegelikult on. Oli väike hetk, aga see õpetas, et austus elu vastu algab hoolimist, isegi kõige väiksemate olendite vastu. Veel ühe kingitusest saime Lõuna-Eesti külluselt. Külalislahked inimesed, Kalmeri sugulased ja sõbrad võtsid meid väga soojalt vastu. Samuti jagas meiega oma küllust Lõuna-Eesti mets, kus me saime kukke, seeni ja vaarikaid. See pani mind tundma, et tõeline küllus ei seisne ainult materiaalsetes asjades, vaid inimestes hoolimises, jagamises ja loodusega ühenduses. Kui reisi alguses oli meie eesmärgiks jõuda Setokuningriigi päevale, kus saime küll maitsvat toitu nautida, aga kõige olulisem oli see, et oli rõõm näha Kalmeri sugulasi ja sõpru, kellega polnud ammu kohtunud. Kuulata nende lugusid ja veeta aega koos inimeste, kes on osa tema perekonnast ja eluloost.
see reis tuletas mulle veel kord meelde, et perekonstellatsioonid ei ole ainult meetod, see on viis märgata oma juuri, mõista oma lugu ja tunda, et me kõik kuulume kuhugi. Mida rohkem me austame neid, kes on olnud enne meid, seda kindlamalt me saame liikuda edasi oma teel. Ja just seda ma tahan oma kaartidega edasi anda. Aida inimestel leida ühenduse oma perekonna, oma juurde ja iseendaga. Tegelikult ma lõin neid ka enda jaoks, sest ma kasutan ka rasketes olukordades. Tõmban ühe kaardi, et aru saada, mis dünaamika seisab mingite automaatsete reaktsioonide taga näiteks. Ja loodan, et nad aitavad ka teid. Siiani ootan tagasisidet nende inimeste käest, kes on juba neid ostnud. Otsin paremat karpi nende jaoks. Minu jaoks on oluline, et inimesed oleks rahul. Aitäh teile tähelepanu eest ja uute kohtumisteni!